see on Aruküla teadusnõukodu. See on Aruküla teadusnõukodu. Aruküla teadusnõukodu. tere, eeskujulikud Eesti kodanikud! Tervist! Tervist ka minu poolt! Just eeskujulikud, sest et peaaegu on meil uus suvi käes, et esimesed ilusad ilmad juba käes, aga ikka veel ei ole me surmavast taudist inimkonnana jagu saanud. See on tõsi jah, ja eks me ju ka kõik teame nagu selle põhjust, et need on ikkagi need inimesed, kes tahavad õues viibida ja kokku saada teistega, siis praegusel hetkel kuskil seal künka peal ja platsi peal võib-olla kõige rohkem. Jah, ja need, kes ei kanna ka muidugi maski, kui nad teiste inimestega kokku saavad. Ja, õudne, tähelik. See on tõesti hirmus ja mina mõtlesin ka, et kõik on kohe-kohe läbi, aga paistab, et möll käib ikka edasi. Mingid paharatid ikkagi veel tahavad lihtsalt inimkonnale halba ja käivad seal ilma maskideta kogunemas nagu ja selleks nagu olemegi siis ka rakendanud natukene tugevamaid jõudusid siin, et saatsime sinna ikkagi ühe korraliku pundi mingisuguseid relvastatud ambaale, et see tuleb ükskord ära lõpetada see asi, need pahatahtlikud inimesed sealt laiali peksta ja taguda neile lihtsalt mõistus pähe nagu. Ei, no vägivald ju ikkagi teadagi ei ole lahendus, aga... No Vene ajal ju pandi lihtsalt müüri äärde. Ei no selles mõttes ikkagi ei ole vaja seal platsi peal või siis mäel niimoodi seal emata üksteist ja siis levitada seda vastikut haigust, et siis kui ikka ei saa aru, siis tuleb ikka piitsaga seda asja lahendada. No, eks ju tegelikult sellepärast see Madin ju käibki heas hetkel. Aga see on kusjuures väga hea mõte, mis sa just ütlesid, et ma olen vaadanud, et enamus meie sellest hirmutamisjõugust on seal ikkagi kumminuiadega ja lihtsalt püstolitega, aga võib-olla olekski vaja pigem nagu piitsad anda neile selle kumminuia asemel. Et siis kui nagu ei hoia distantsi, et siis... Paned väikse laksu. Kaks gruppi ja distantsi, siis tõmbad sellise Indiana Jonesi piitsaga. Ja see peaks neid alguses ehmatama ja eks seal kindlasti võib ka vastu jalga väike laks panna, et marss eemale, et surmav taud on liikvel, inimesed surevad. Teie siin kallistate praegult. Teie siin kallistate ja naerate ja räägite juttu. Sinna tuleks tõesti ja politseinik võiks ise otsustada, nagu ma arvan, et ise need nummerdatud rohelised politseinikud võiksid ise koha peal hinnata olukorda, et kes saab piitsa ja kes ei saa. No, meil ikkagi ju on seal väljas ikkagi väga erinevad üksused, nii sinised, mustad kui ka rohelised, et lihtsalt näidata palju meil tegelikult ikkagi jõudu on. Jah. Nende värdjate vastu, kes ei hooli inimestest. Aga sellepärast, et kuigi see, mille pärast see toimub, et me ju tahtsime lihtsalt, et sellised inimesed saaksid vajadustel siis ohtlikud inimesed kõrvaldada, et lisame siis sellele juurde, et selleks, et seda lihtsam teha oleks, pandaks siis kõikidele inimestele kõrvalkülge siuksed lipikud, kus on täpselt selgelt näha, mille alusel et saab nagu teha vahet, et kas on elamisluba või ei ole? Kelle võib ära viia niisama, kelle ei või. Sõltuvalt siis kuulekuse astmest. Aga jah, inimesest arusaamine oli minevikus ikkagi lihtsam. See suhteliselt maski kandsid ainult kõige kuulekamad. Ning nüüd, kus maskide... Siiamaani kannavad. Jaa, aga nüüd, kus maskide kandmine on läinud nii-öelda kohustuslikuks siseruumides, siis kannavad seda enamus inimesi, ehk siis me ei saa enam aru, kes on need kõige tublimad. Raske liigitada. Jah, tõesti, raske on öelda, välja tuua, kes on kõige tublimad, tõesti, kõige kuulekamad. Mõni inimene on ainult selline, kes paneb maski pähe nii-öelda moe pärast, kui taha seltskonnast välja jääda või mida iganes. Või kui turvatöötajale ütleb, et pane ikka mask pähe, siis kuuleb, kodanik paneb lihtsalt maski pähe. Mõnel isegi ma aeg-ajalt näen, et maski ei olegi tegelikult päris surmava taudi kindel. Et on nagu täiesti selgelt näha kaugelt. Disainmaske. Vaatan peale ja disainmaski ja vaatan peale, mõtlen, no kuule, sealt ju surmav taud tuleb sealt ju läbi.
Aga ei, kulla vahet ei ole. inimene , kas sa Selle- siis teadlaseid ei kuula nagu , milline mask peab olema ? vahet ei ole , selle järgi me saamegi vist siis liigitada . mis seal värvilised , lipaka peal kirjas peaks olema siis ? lipiku peal sa pead , Sorry , pead silmas , et seal . mis seal lipiku peal ma peab arvan , kirjas et olema ? seal peab pea kirjas eriti midagi olema , ma Ma arvan , et seal on lihtsalt värvide järgi , et oleks värvilood. kaugelt näha , et kui kellegi omand on jooksu pannud või ei allu korraldustele , et siis sa näed kohe ära , ahah , punane lipik ongi Vähe agressiivsem teine. agressiivsem tõug , et võib vastu hakata või ära joosta , aga näiteks , et roheline on , et see on hea rahulik taltsas tõug . kes ei satu pahandustesse , sest et Neile pole põhimõtteliselt piitsa vaja tema anda . ajab oma asju õigesti . maskiga . jah , Ei saa kokku. ja need on kõrva küljes siis sellised plastiklipikud , et me võime neid nagu tootma hakata rahulikult siin , sest et plastmassi on meil siin külluses . et aga üks siis võib-olla teise kõrva külge või kuhugile võiks veel jääda ruumi ka sellele lipikule , mis siis lihtsalt näitab , kes on omanik või midagi , et kui palju on vaktsiine saanud ja ka kes on siis elamisloaga üldse . no umbes nagu praegune ID-kaart , et saad panna lihtsalt nii-öelda esialgu ka selle lihtsalt kõrva külge klammerdada . ja enne kui toimiv süsteem on , ja enne kui me oleme peaks süsteemid kuskil homseks valmis saama need sildid . siis on hea ka kaugelt niimoodi visuaalselt ära näha , et kellega on tegu ja kuhu teda lasta kuhu saab . karjad liiguvad . jah , millega ta tegeleb . jah , et no niimoodi võib-olla tõesti peaks nende teistest mittehoolivate inimestega ümber käima , et ega siin muud üle ei jää . et meil on õnneks praktiliselt 99% nagu rahva poolehoid ka , et me ajame kindlalt õiget asja , et kõik nõustuvad meiega , sest et nad ju ikkagi loevad Delfit ja on kursis maailma asjadega . jah , ja loomulikult kuulavad nad ka teadlaseid , sellepärast et teadlastel on alati õigus ja teadlased on alati ka ühel nõul . teadlase See on kindel. ehk siis meieid . see on kindel , meieid jah . aga nüüd tegelikult meil on saatnud üks meie saatekuulaja ka kirja , et kõik te meie 100 000 subscriberit võite saata meile kirju , küsimusi . kui teil on küsimusi otse teadlastelt . vastame . aga kui kellelgi on näiteks selline küsimus , et kuidas nagu meie sellisel väga adekvaatsel teaduskanalil on ainult 100 000 subscriberit , et siis no ega kõik inimesed ju teadusest ei tea midagi . ei saa lihtsalt aru sellest jutust , mis me siin räägime , sest see on nagu neil ei ole lihtsalt endal piisavalt haridust . aga äkki loengi siis selle kirja ja ette . loeme kirja ette . nii . lugupeetud Aruküla kosmoseprogramm , olen teie saate suur fänn , kuid mul on üks küsimus . mis on kõikide teie poolt pakutud piirangute eesmärk ? aitäh . no sellele küsimusele loomulikult ei ole nagu väga raske vastust anda , nagu loomulikult on see ju ikkagi suuta lõpuks kõik inimesed ikkagi sundida maskiga käima , siis 2 nädalat läheb aega veel ja siis on kõik korras . kõik läheb , elu läheb samaks . numbrid on nullis ja ehk siis , et vastused küsimusele oleks , et kui kõik inimesed lõpuks ikkagi käivad maskiga igal pool , siis on korras . nii et see on , ma arvan , ju kõigile ammu juba selge eesmärk . see on ilmselge . aga tõmbame siis kokku või ? no jah , tõmbame kokku . rahvas , meil raskel ajal tuletame meelde , et eriti kui oled kodus üksinda , siis püsi kiles . püsi kiles .